tere õhtust, head ajaloosõbrad. Me oleme tänasel õhtul saabunud siia vanasse Iistusse ja me oleme tulnud siit laevaga sissepoole. Kuid järgnegu mulle. Tulge palun, jah. Näete, millised kroobatanud laed. Siin oli vanasti Kaagredi kool ehk siis liitsimaja, nagu meie seda omal ajal kutsusime. Kuid tulge taas kord edasi. Rahurime. Nii, näete, kus jah. Vaadake, millised maarilised seinad. Tõepoolest. Nii, lähme edasi. Oi-oi. Oh-oh. Tulge. Nii, vaadake ometi. See on baltisakslaste mõisa ajastul pärak ja pärak. Lähme edasi. Tulge siiapoole. Ja nüüd tahan ma teile näidata siinkohal ühte maailma kõige huvitavat asja. Tulge edasi. Loomulikult. Ärge selle sisse kohtudes. Siin on laminaat läbi suunud. Oi-oi. Näete, siin oleme selle mõisa ülemise terrassi peal. Kas te saate aru? Vaadake seda asja. Kõik jutud. Ja siin oli 1896. aastal seisis Parumon Olken ehk siis Luunja von Olken ja Kaagren von Olken olid vennad, nagu meiegi Tõnniga oleme. Ja nemad siis tegid selliseid asju. Ahaa, näed, armeeritud. Huvitav. Tõepoolest. Ja siis oli selline lugu. Üks hommiku tuli härra Kaagren Olken. Tuli välja. Hommikumantlis, siidist hommikumantlis, ma rõhutan siidist hommikumantlis. Tuli siia. Vaatas seda matsikarja, kes siin all ootas hangude ja rehade ja ma ei tea, mis asjadega siin ootas. Ja Von Olken lihtsalt võttis suguti püksist välja ja lõugas. Kuradi türapea ma kusen teile lihtsalt pähe. Ja teate, ta tegi seda. Ja maitsirahvas oli õnnelik. Küükis kuse otsa eest ära ja läks tööle. Aitäh teile!